Järgmine ettekanne on jälle minu kolleegilt, Pille Slabinalt. Ma arvan, Pille tutvustab ennast ise, aga ma ütleks võib-olla nii palju, et eelmisest aastast Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis on käivitunud haridusuuenduse keskused, mis on sisustatud tänapäevase kõige uuema sõna järgi, mõlemad nii Tartus kui Tallinnas, Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikoolis, ja Pille siis on selle haridusinnovatsioonikeskuse juhataja. Palun. Tere ka minu poolt kõigile teile, et niipea kui me saame selle arvuti siin pildi ette, et siis ma tutvustan ennast põhjalikumalt. Võimlema ma ei hakka, aga et me tuleme tagasi koolisituatsiooni, et kui mu taustast rääkida, siis väga selgelt olen ma väga kooliinimene. Aga et milleks siis didaktiline pööre, et selleks, et inimesi natuke ärgitada või ärritada, et räägitakse digipöördest, aga mina isiklikult, ma olen väga digipoolt. Ma ütlen ausalt, ma väga hästi ei oska. Minu lapsed oskavad paremini. Aga ma arvan, et digipööre ei saa toimuda ilma didaktilise pöördeta. Ja ma keerasin selle teadlikult natuke tagurpidi, et pöörame. Ja see on pilt meie keskusest. Ja siis ma tahaks veel öelda, enne kui ma alustan, et meid aetakse pidevalt segamini HITSAga. See on väga huvitav, et haridusinnovatsioonikeskus ja siis hariduse infotehnoloogiakeskus ja meil on isegi juhtunud, et inimesed tulevad meile tööle, arvates, et nad tulevad teile tööle. Et see on väga huvitav. Aga et iseenesest meie keskus tegeleb pigem siis kogu selle uue õpikäsitluse mõtestamisega. Et ta ei tegele niivõrd palju digiga, digi on meie jaoks üks aspekt ja Tallinna Ülikoolis Mart Laandpere tegeleb digi aspektiga täiesti südamest. Aga et ma räägin natuke endast, et ikka peab endast rääkima just sellepärast, et kus ma võtan kogu selle julguse rääkida sellest, millest ma rääkima hakkan. Et ühelt poolt on seal kirjas kaks asja, millesse ma täielikult usun, on see, et inimest ei saa õpetada. Et põhimõtteliselt saab inimest suunata, et hakkab ise otsima, ise õppima ja ma olen ise tundnud seda. Ja teine on siis see, et kui sa tahad midagi muuta, siis palun muuda kõigepealt ennast ja näita ette, kuidas see muutus siis käib. Ja et minu kogemus siin, et need aastad ei ole mõtet kokku lugeda, nii vana ma ei ole, et need on paralleelselt käivad aastad, et ma olen olnud siis eesti keele ja kirjanduse õpetaja üsna pikalt, õpetanud 5. kuni 12. kõiki, viinud riigieksamini, ma ei tea, mitu lendu kokku, ma ei tea, paar sadalast, vana paradigma järgi kirjandit kirjutades. Paralleelselt ma siis õpetasin ülikoolis neid õpetajaid, kes õppisid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks ja ma arvan, et see oli kõige parem kogemus, mis üldse saab olla, et õpetad ühes ja teises kohas, et ma arvan, et seda on Eestis väga vajaka, et kooli inimene ei jõua ülikooli, ülikooli inimene ei jõua kooli. Ja samas siis, kui ma jäin beebipuhkusele, siis ma tundsin, et ei, kodus ma niimoodi olla ei jaksa ja et siis samal ajal ma asusin tööle Noored Kooli sihtasutusse, mis on tegelikult mind kõige rohkem vorminud seetõttu, et ma olen näinud, ma arvan, 100 tunde Eesti koolis, Ameerika koolis, Austraalia koolis, Inglismaa koolis, isegi Peruu koolis. Ja ma arvan, et Eestis on hästi vähe seda, et igaüks näeb oma klassiruumis kõiksugu asju, aga ta ei ole väga palju näinud seda, mis tegelikult toimub teises klassiruumis. Lahtine tund, ettevalmistatud tund kellegi tähtsa jaoks. Et minul on võimalus neid asju näha, et seetõttu pildid, mis mul tulevad, on enamik mu enda sellistest vaatlustest. Ja siis viimased 2 aastat ma olen haridusinnovatsioonikeskuses olnud tööl, alustasin hästi madalalt töökohalt, spetsialisti töökohalt, et mõtlesin, et ehitame üles ja nüüd ma olen jõudnud kuidagi selleks juhatajaks ka. Ja mitte vähe oluline on see, et mul on 2 kooliealist last, kelle peal ma näen, mida siis koolisüsteem lapsega teeb. Ja ka et siis ettekande juurde, et seda ei pea lugema hakkama, see on väikses kirjas ingliskeelne, ma otse seda ära ei tõlgi ka, aga et põhimõtteliselt millest ma tahtsin alustada on see, et maailm räägib väljakutsetest, kriisidest ja mitte ainult siis erinevad poliitikadokumendid, vaid ka teadlased. Michael Fullan, väga tuntud teadlane, ütleb, et on kriis,
40% õpilastest tegelikult tunneb, et nad on kuidagi intellektuaalselt suhtestuvad sellega, mis koolis toimub, ülejäänud siis, ma ei tea, magavad tõenäoliselt. Ja 60% ja siis samas õpetajad on ka frustreerunud ja seal üleval on kirjas push ja pull dynamic, see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et ühelt poolt lükatakse neid koolist välja, selles mõttes neil on tohutult igav ja teiselt poolt siis see digitehnoloogia tõmbab neid veel omakorda siis koolist välja. Et ühesõnaga maailmas on ka kriis, nii Eestis ka ilmselgelt. Et HTM-i algatus Huvitav kool on tegelikult kenasti kirja pannud need asjad, et milles siis see kriis seisneb. Et te võite, võib-olla olete siis tutvunud sellega juba, aga et võite noogutada või siis mõmiseda vastu öelda, ei ole. Aga et iseenesest mina üldiselt kipun arvama koolides vaadeldes, et natuke on küll. Nii, häda käes vaja ravimeid, plaastrit. Plaaster on olemas. Elukestva õppe strateegia ka vast tuttav dokument paljudele inimestele. Meie jaoks Haridus- ja Innovatsiooni Keskuses on ta siis selline tõepoolest meie tegevusi suunav dokument. Ja haridusstrateegia siis ütleb väga olulisi asju, et kui te vaatate siin ka, et inimesed mõistavad, et õppimine on nende vastutus, õpe lähtub õppija vajadustest ja elukestva õppesüsteem annab kõik võimalused. Et minu küsimus on pigem siis see, et seal on tõesti õiged asjad kirjas, 100% õiged. Et kas need on lihtsalt ilusad sõnad paberil või päriselt ka keegi hakkab neid nüüd elama. Nii, ja mida siis tuleks elama hakata koolis? Et tegelikult siis see strateegia ütleb välja need sellised erinevad võtmesõnad, mida tegelikult justkui 10 aastat või 20 aastat või tegelikult ma siin kirjutan oma doktoritöö kavandit ja avastasin, et tegelikult 40-50 aastat on räägitud seda sama asja erinevate sõnadega. Aga et ilmselgelt midagi ikkagi on kuskil puudu. Ja et mida siis rõhutatakse, ma tulen iga selle sõna juurde veel eraldi näidetega tagasi, et õppija kesksust, hea kolleeg Jüri Kurvits tegelikult rääkis üsna sarnaseid asju, kokku me ei leppinud, aga kuidagi vist mõtleme sarnaselt, see on hästi. Võtmepädevuste olulisust, siis see, et siduda õpilase jaoks ära, mida ta õpib ja kuidas see tema varasema teadmise sisse mahub, panna need asjad omavahel kokku, et ei õpi matemaatikat, füüsikat lihtsalt sellepärast, et on matemaatika, füüsika ja mitte õpetada fakti teadmisi ja siis teha seda kõike meeskonnas. Kõlab tegelikult tohutu lihtsalt, aga vist nii kahjuks ei ole. Ma ei tea, kui hästi te seda näete, aga et iseenesest ma arvan, et see võis olla juba mingi 5-6 aastat tagasi, strateegiat veel ei olnud, et Eesti õpetaja klassiruumis ma tegelikult nägin sellist suurt postrit ja selle järgi tegelikult need õpilased seal klassiruumis tegutsesid. Ja see õpetaja lähtus kõiki asju tehes seal klassiruumis nendest asjadest, mis nad olid õpilastega kokku leppinud. Ja kui vaadata, seal on kirjas, su nimi liigub üles, et kes liigutab nime, kas õpetaja liigutab, et nii, Mari, sina näitasid üles initsiatiivi, sa liigud üles, või liigutab õpilane ise, mis te arvate? Õpilane või kaasõpilane, eriti kaasõpilane, kes saabki öelda, et nii, Mari tegi täna tublisti koostööd, et see annabki sellist vastutust, samas nagu empaatiavõimet hinnata kaaslast mitte selle järgi, et mis meil tavaliselt tubli on, et vaid sisulisi hindamisi. Kui kaua see õpetajal aega läks? Pool aastat. Et tegelikult ta suutis poole aastaga selle muutuse toimima panna praktiliselt kõikides oma klassides. Aga see on läbirääkimise küsimus, see ei saa olla nii, et õpetaja peab plakati seina ja ütleb, vot, ma nüüd arvan, et ta võiks nii tegema hakata. Et kõik see oli õpilastega koostöös välja mõeldud. Ja siis rääkides õppija kesksusest, väga pikalt sellele ei peatu, aga jälle siis ühe Eesti õpetaja klassiruumist kohe näha, et vana selline puidust üsna kole selline klassiruum ja seal olid veel Stalini ja Lenini pead ka kõrval, et see oli eriti groteskne. Aga et siis õpetaja oli õpilaste jaoks pannud kirja selle, et kuhu ma lähen, kus ma olen ja kuidas ma täidan tühimikku. Et tulles tagasi selle õppija kesksuse juurde, et kui õpetaja ütleb, et teie eesmärk on see, siis see inimene läheb tööle ja siis ta ütleb ülemusele, et niimoodi, nüüd anna mulle minu töö jaoks eesmärk
ütle ette mulle ära, mis ma kõik tegema pean, siis ma nii palju teengi võib-olla. Et jälle sealsamas klassiruumis ma nägin seda, kuidas reaalselt tõepoolest õpilane ise erinevate teemade osas alati arutas iseendaga läbi, et kus ma siis praegu siin olen ja kuhu ma üldse minema pean ja mis ma siis teen selleks. Ja siis vastutus, huvi, eripärad, et sellega koos siis see toimetamine käis. Ja mul oli hea võimalus osa võtta aastasest koolijuhtide rahvusvahelisest programmist nimega Education for Future, kus mul oli võimalus käia Hollandis hästi mitmetes koolides ja näha siis seda, kuidas Hollandi klassiruumis toimib selline õppijakesksus. Et siin on küll nüüd digi ja siin on Hollandi riik on võtnud ette sellise programmi, et ma isegi mäletan, mis see pealkiri, dashboard vist on selle pealkiri, et kuidas saaks õpetaja jälgida õpilaste õppimist tunni käigus selles klassiruumis, kus mõlemad pildid on tehtud, seal oli 45 õpilast. Et kui Eesti õpetaja ütleb, meil on suured klassid, ma ei saa suurt midagi teha, siis see õpetaja jõudis omamoodi kõigini seal väga suures klassiruumis. Ja kuidas see välja nägi, siis selle tunni käigus oli see, et õpetaja ütles tunni alguses, et mis võiks valmida. Ta ei öelnud kordagi sõna peaks. Mis võiks valmida, neid ülesandeid oli üsna palju ja siis õpilased otsustasid ise, kellega koos, millal, mis järjekorras ja kuidas. Roheline näitas seda, et sooritatud, hästi sooritatud, õpetaja sellega ei tegelenud, ühtlasi õpetaja nägi ka seda, et ilmselt ülesanne A oligi üsna lihtne ülesanne, kõik sooritasid, midagi pole seal edasi arutada. Punane tähendas seda, et ei oska või ühesõnaga mingi kala on, ilmselgelt keegi bass-boss, mis iganes noormees või neiu seal, kellel on väga palju punast, et tema ilmselgelt üldse ei oska midagi. Ja mida siis õpetaja tegi, oli see, et ta pidevalt sealt arvutiprogrammist jälgis ja ta kutsus neid, kelle puhul ta nägi, et ilmselt nad ei oska väga hästi, ette, rääkis nendega omaette, teised tegid omaette. Eesti õpetaja jaoks võib-olla tundub, et õudne segadus. Tegelikult ei olnud. Et nagu Marina Kurvits ennist ütles, et lapsed rääkisid küll, aga nad rääkisid tööst, nad õppisid. Mõni tegi üksi, pani klapid pähe, see oli okei, enamik tegi koos. Ja kui õpilastega vestelda, et miks nad neid asju tegid, nad hästi selgelt andsidki märku, et nad said aru. Ja see oli okei, et nad ütlesid kohe, et räägime sellest, mis te siin teete. Nii, selline huvitav asi, aga jah, riiklik programm kõigile õpetajatele tasuta. Nii, siis probleemõppe on üks siis, millest on ka palju räägitud, et ma väga pikalt sellele ei peatu, aga et ma nägin jällegi seal samas ühes teises Hollandi koolis, kuidas nad siis on üles ehitanud kogu oma õppe probleemõppele. Nad ainetunde, selliseid asju polegi. Et jällegi, kui õpilased küsida, et kuidas sul matemaatikas läheb, ta küsib, mis see matemaatika on. Aga samas ta väga hästi oskas kõiksugu asju. Mina ei ole matemaatik, nii ma täpselt ei tea, kui hästi ta neid oskas, aga öeldi, et oskas hästi. Et probleemõppele üleminek siis, et probleeme ei lahendata üksi, probleemid tekivad päris elust. Jüri Kurvitsen tegelikult rääkis seda sama laipade äraviimisest ja nii edasi. Ja õpilased ise keskenduvad sellele probleemile, et mis on nende jaoks oluline. Ja seal on näidiseks üks pilt, kus siis Hollandi õpilased olid arutanud, mis on nende jaoks maailmas see probleem, mis vajab lahendamist. Ja nemad siis ütlesid, et kliima soojenemine, ma ei mäleta, mis see täpne probleem oli. Üheskoos nad seal tegid mindmappe, kasutades siis kõiki vahendeid ja siis nad hakkasid probleemi lahendama. Ja probleemi nad siis lahendasid, nad võisid valida jälle koos, üksi õpetajaga. Õpetaja on ka kuskil seal, aga ta vist on laua alla kükitanud, sellepärast, et õpetaja õpilane on Hollandis samal tasandil alati. Ja igaüks siis hakkas ehitama mingisugust robotit, kes siis selle probleemi ära lahendab. Ja miks ma olen kirjutanud siia Silicon Valley Group, on see, et Hollandis vähemasti ühes sellises regioonis oli selline näide, et nendel on igas koolis 3 või 4 sellist andekat last, kellega tavaõpetaja lihtsalt, no ta ei oska mitte midagi enam teha, need lapsed on lihtsalt nii andekad, Einsteinid. Ja siis nad lõid selles regioonis sellise Silicon Valley grupi, kuhu kuuluvad siis 12 kooli
paduandekad lapsed ja need paduandekad lapsed siis kogunevad ühel päeval nädalas ühte kooli, kus nemad siis lahendavad maailma probleeme ja teevad siis roboteid, mis teevad maailma jälle heaks. Aga ma arvan, et see on väga huvitav mõte ja me olime seal tunnis ja ma kuulasin nende laste juttu, omavahelistest jutust ma ei saanud aru, aga põhimõtteliselt ma küsisin õpetajalt, et millest nad räägivad omavahel. No see oli nagu täiesti kõrgem tase, nagu praktiliselt, mis meil ülikoolis inimesed vestlevad, et nad olid niivõrd sellised. Tavakoolis jääks tähelepanuta, ilmselt ka Hollandis. Siis projektipõhine probleemõppe on siis üsna sarnased, isegi minuks üsna raskesti eristatavad, aga et ma tahtsin tuua ühe näite selle kohta, et mida meie keskus on siis teinud, et see kõik ei jääks ainult sõnadeks, millest me siis räägime siin, et õppija keskne ja vastutus ja koostöö ja mis siis. Et me siis koos tudengite ja õppejõududega disainisime ühe projektipäeva õpilastele, et kõik kooliõpilased võivad tulla reedeti. Ma väga ei reklaami sellepärast, et meil on praegu järjekord umbes 100 kooli ukse taga, nii et kõik tahavad tulla ja projektipäev on siis töötatud tegelikult välja nendest printsiipidest lähtudes, mis strateegia ütleb, et võiks olla. Ja pakub siis võimalust õpilastel endal kavandada protsessi, juhtida protsessi. Aineid ei ole, praegu hetkel nad teevad seal prügist disaini, aga et erinevad ained lõimuvad, nii et õpilane ei saa väga täpselt isegi aru, et ta õppis mingit ainet. Koostöö, vastutus ja hindamine. Ja selline on siis selle koduleht. Aga mida me oleme siis tajunud, mis on selle projektipäevaga juhtunud, ongi siis see, et Eesti õpilane neid asju ei oska. Et ma ei tea, kuidas teie tunnete, võib-olla mõne üksiku õpetaja lapsed oskavad, aga enamik lapsi ei oska, tekib kaos, ei ole distsipliini. Lapsed ei ole harjunud sellega, et nad ise midagi kavandavad, et nad ise otsustavad, et see ülesanne peaks valmis saama selle 2 tunni jooksul, aga kuidas? Nad ootavad, ütle mulle kuidas. Ja siis mul on hea näide sellisest koostööst ka, et pilt, kuidas õpilased teevad koostööd, on siis see, et see on ise kästi. Sellepärast, et siin nad on vähemasti selle poisi ümber. Aga et tavaline nähtus on siis see, et üks teeb, käseb poob ja laseb ja ülejäänud kas jooksevad mööda koridori ringi või siis lihtsalt ütlevad, no tee, noh. Ühesõnaga, et see koostööoskus tuleb ka sealt projekti käigus väga hästi esile. Et me kirjutame sellest projektist ka analüüsi, et meil on päris palju koole läbi käinud ja me oleme iga kord küsinud nii õpilastelt kui õpetajatelt väga-väga põhjalikku tagasisidet. Et kui meil on piisav arv koole koos, siis me saame tegelikult selle analüüsi põhjal üht-teist nagu arvata. Me ise ei ütle ka, et see võib-olla kõige paremini läbi mõeldud projekt meie poolt on, sest me ka ei tea, me ka alles otsime. Ja viimase märksõnana siis loovus sellest samast elukestva õppestrateegiast. Ma meelega siin panin veidi irriteerivad pildid, et kui vaadata siia vasakule poole, et milline on Mari töö ja milline on Jüri töö. Noh, ühel on veidikene lilla nägu ja teisel, no ma ei tea. Et mis Eesti koolis juhtub, on see, et õpetaja, ilmselgelt see on lasteaed, lasteõpetaja lõikab lapsele kõik ette ära. Kus see loovus siin on? No mina ei tea. Minu lastel lasteaes täpselt sama. Sellised päkapikke mina näha ei taha. Teisel pildil, kas siin on kuidagi näha mingit loovust, Mari ja Jüri tööd? On need erinevad? Ei ole vastust. No mina arvan, et on, aga et minu jaoks pilt näitab seda, et ilmselt õpetaja on öelnud, et meil on akvaarium või mis iganes see ülesanne on olnud, inimene on ise mõelnud oma kala välja. Või kui ta ei ole kala mõelnud välja, siis ilmselt siin on ka mingisugused tuukrid ja päkapikud ja keda iganes, et see ei pea olema siis täpselt see ühesugune, mis siis Eesti koolist tuleb. Ma rääkisin nüüd nendest põhimõtetest, et mis see siis võiks olla ja mis võiks siis toetada nende põhimõtete rakendamist. Mul on siin kirjas mõned asjad ja siis lähme natukese aja pärast kohe edasi. Üks on siis füüsiline keskkond, et see sama pilt, et kus need Stalini ja Lenini püstid ja siis see täiesti kohutav klassiruum, kus olid kruvidega maasse kinni pandud lauad, et see tõepoolest, ma ausalt ei usu, et see saab väga toetada muutunud õpikäsituse rakendamist.
Ehk siis, kui kellelgi on palju raha koolil ja te hakkate oma kooli infrastruktuuri muutma, siis võite tulla meie keskusse nõu küsima. Me oleme oma vitsad saanud. Meil on väga palju know-how'd selles osas, mida võiks kooli füüsilise keskkonna osas teha teisiti, et see toetaks seda käsitlust. Laudade ümberpaigutus ja kiired ümbertõstmislahendused, ehk siis nii kerge mööbel kui vähegi võimalik. Üks Eesti õpetaja küsis selle peale, et ei aga lapsed, need hakkavad viskama üksteist laudadega. No juba selline küsimus on eos täitsa natuke vales suunas, aga tõepoolest hästi kerge mööbel saadki teha vajadusel oma read, kui sul millegipärast seda tarvis on. Siis hands-on klassiruumid ehk siis sellised klassiruumid, mis võimaldavad õpilasel toimetada. Et täpselt see sama, mis ka vist Marina ja Jüri ütlesid, et õpetaja annab 100%, õpilane annab mida iganes. Et mina olen alati öelnud oma õpilastele, et teie saate higiseks, mina ei pea higiseks siin saama. Et hands-on, et eriti siis reaalainetes. Siis pehme mööbliga nurgad, tuletõrje eeskirjad Eesti koolis väga ei armasta seda. Meil on oma keskuses ka, saame pahandada, et meil mingi pehme mööbel seal on, aga et reaalsuses jällegi Hollandi koolis pole praktiliselt klassiruumi, kus pehme mööblinurki ei ole. Ja need pehme mööblinurgad on just selleks, et õpilastel on võimalus ka lugeda raamatut, kui ta on oma tööülesande lõpetanud, mis iganes. Motiveerivad plakatid, et jällegi Eesti koolis, eriti renoveeritud koolides väga ei lubata panna seina rämpsu, nagu meilegi öeldi, et ei, et teil on siin üks stend, pange sinna info, mis vaja on. Samas ma olen näinud koole, kus on laes ka plakatid. Et võib-olla natuke, Ameerikas on hästi palju plakateid, on tõesti igal pool plakatid, võib-olla see natuke võtab õpilaselt sellist mõtet ära, aga samas, kui on valged klassiruumid, ma ei tea, vangla, haigla, kool, ma ei tahaks võrdusmärki panna. Ja kool tervikuna kui õppekeskkond, et kui sa kujundad oma kooli, et miks koridor ei või olla õppekeskkond, miks ei või söökla olla õppekeskkond, miks ei või olla direktori kabinet õppekeskkond, et avatud ruumi nii palju kui võimalik läbipaistvust, vana kooli arhitektuuriga on raske teha. Tallinna Ülikoolis ka meil olid kaitse all uksed, et me ei tohtinud klaasi panna näiteks sinna. Ja digivahendid, et mitte siis arvutiklassid, vaid võimalikult mobiilsed seadmed. Ja mul on siin paar pilti, väga halvad pildid, aga ühesõnaga pilt Hollandi klassiruumist ja see ei ole lasteaed. Et keegi küsis, et et mingid turnikad ja mis jama see on seal, aga tegelikkuses see on 3. klass ja neil on tõepoolest, et kui õpilastel on vaja vahepeal turnida ennast välja elada, see on okei. Ja ühtegi sellist pingirida ei näinud mina seal Hollandi koolide ees. Nii siis jällegi üks selline näide mitte Eesti klassiruumist. Eesti klassiruumides ma ei ole väga palju seda tõesti näinud, selliseid värve vähemasti. Ja siis üks näide meie keskusest, selline hands-on klassiruum ehk siis keemiaruum, mis tõepoolest ei ole see, et õpetaja teeb katse ja ütleb, toimus pauk, kirjutage vihikusse, oli pauk, vaid et õpilased siis teevad samu katseid ja võib-olla kirjutavad vihikusse, et oli pauk. Ja siin on jälle üks natuke nigel pilt, aga et tõepoolest väga suur arv õpilasi on ühte klassi mahutatud nii, et nad ei istu üksteise selja taga, nagu teie siin. Ja ma näitaks ühte videot, ma loodan, et te jaksate vaadata. Nii, kus on? Et kuidas meie oleme oma keskuses seda füüsilist ruumi ära kasutanud, aga pärast ma jõuan ka selleni, et mis juhtub siis, kui ainult füüsiline ruum on ära kasutatud. Et loodetavasti läheb see video tööle.
see video on tehtud ajal, kui meil ei olnud veel tudengeid, et tavaliselt on tudengid sees. Võib-olla see andis siis ülevaate, et millised meie klassiruumid on. Ja me arvasime ka, et kui klassiruumid on valmis, siis on muutus käes. Ei ole. Et kõik need mõtted, mis ma siin üleval rääkisin, olid ikka väga kenad küll, aga et kui õpetaja arusaam ja suhtumine oma rolli ei muutu, siis ta on, vahet ei ole. Et mis on juhtunud meie ülikoolis ja ma arvan, et see ei ole ainult meie ülikooli probleem, et need samad mõnusad lauad, mis on ümaralt pandud, õppejõud teevad need ka ridadeks. Ja need võimalused, mida siis näitas see Joonmeedia tehtud video, neid võimalusi, ma arvan, et nad ei julge kasutada. Et me oleme küll üritanud täitsa üks-ühele, et me koolitusi ei tee, sest me oleme näinud, et see väga ei tööta. Et üks-ühele, et tule siia, ma aitan, arvuti käib tööle siit. Näe, siin on ekraan, teeme korda. Et ma arvan, et see hirm muutuses on väga-väga suur, aga et kui õpetaja ja õppejõu arusaam sellest, et ta võib eksida. Mina näiteks üritasin teha teile täna Kahooti, ebaõnnestus, mis siis ikka, proovisin, järgmine kord äkki oskan. Et õpetaja julgeks eksida ja ka tudengite nähes oleks valmis eksima, et see on see probleemkoht. Ehk siis Kahooti tahtsin teha selle kohta, aga et praegu ma siis lihtsalt võib-olla teie nii-öelda ärritamiseks küsin, mina ei mõelnud välja neid asju, et selles mõttes see on jälle, et maailmas on kriis, ma ei mäleta, kes see oli see teadlane, kes need küsimused esitas. Ma tahakski lihtsalt küsida teie käest, et kuidas te tunnete, kas on nii, et õpetaja ütleb, mida peab õppima,
Fookus on sellel, et teadmised on siia saadud ja need tuleb uuesti üles öelda ja faktid tuleb meelde jätta. Ja selline tahvel, ma mäletan oma kooliajast väga hästi seda, mitte midagi ei saanud aru. Et sellepärast ma eesti keelt õppima vist läksingi. Kuidas on? Kas te nõustute, et Eesti koolis hoolimata kõigest sellest ilusast ikkagi on nii? Ei, seda, et õpetaja ütleb, et aga samas õpetaja ei andki mulle ju võimalust keemiast aru saada, sest see ju oli nii igav. No. Et kas on nii või ei ole? Et selles mõttes ei pruugi. Hästi, seda on hea kuulda. Teised, kas keegi veel ütleb? Okei, või lähme edasi, mul on veel paar sellist intrigeerivat küsimust. Et võtmekompetentsid on kõigi asi, aga ei ole tegelikult kellegi asi. Ja seda ei ole, sest on Eesti teadlane, et täitsa maailma mastaabis. Mis te ise arvate selle kohta, et mina mäletan seda, et kui ma 11 aastat tagasi alustasin õpetajana, et ma tõepoolest väga ei arvestanud võtmekompetentsidega, et ma õpetasin ju kirjandust, remark tuli läbi lugeda ja et kuidas praegu on? Kuidas teie tunnetus on? Kes arvab jah, andke käega märku. Kes arvab ei, andke käega märku. Üks ei. Väga tore. No igal juhul need on küsimused, millele siis pidevalt mõelda oma tööd kavandades. Üks on veel, paar tükki on tegelikult veel. Et tulemusele orienteeritud ja standardiseeritud testid. Ma arvan, et see on Ameerika teadlane, kes tegelikult need asjad ütles, et seal on eriti see lugu nii. Aga et Eestis ka, mida ma kuulen, on ju see, et õpetaja ütleb, ma ei saa teha neid asju sellepärast, et seal on see test ja siis tulevadki välja sealt süsteemist need tüübid. Nii, 2 küsimust veel. Trillimine, õppimine hinnete pärast, õpetaja jagab kiitusi ja karistusi ja sellele järgneb soovitud käitumine. Pilt on, ei ole õpilane ja õpetaja. Kuidas sellega on? Ma arvan, et suhteliselt hoolimata kujundava hindamise sellisest tõesti 10 aastat räägitud ja väga palju koolitatud, ikkagi kuidagi on nii. Sellepärast, et ema ka küsib kodus või ma ei tea, kas te seda nalja teate, et isa küsib kodus, et poeg, mis hinde sa said? Ja siis poeg ütleb, isa, meil on kujundav hindamine. Mine oma tuppa. Et muidu saaks öelda, et 5 tubli poiss, 3 paha poiss, see on, hakkab rääkima ka veel, mine kähku ära. Nii, ja viimane küsimus või selline väide on siis selline, et õpetaja on autoriteet, kes teab kõike. Need entsüklopeediad panin ka siia ekstra. Et see on see õpetaja rolli põhiküsimus. Et autoriteet ma isegi ei mõtle selles osas, et minust ei peetaks lugu, vaid pigem just see, et ma tean kõike, te vaadake, ma olen ka siin üleval, tööta seal all. Nii. Aga et mida siis tegelikult teha selleks, et see nii ei oleks? Elukestva õppestrateegia, Plaster ütleb, et õpetaja peaks olema see juhendaja ja toetaja, kes siis toetab õpilast kõiges selles. Et see on see mõtteviisi ootus, mis ma arvan, et igaühe peas saab toimuda. See tähendabki seda, et ma ei saa seista siin ja õpetada niimoodi. Mingitel ajahetkedel võib-olla tõepoolest natukene. Aga et kui mina olen siin ja tark ja teie olete need rumalad, et siis see hoiak ilmselgelt ei lase tekkida. Ja 3 aspekti, kus ma näeksin, et saaks seda muutust ellu viia, on siis see, et õpetaja asukoht klassiruumis. Et ma käisin just ühel konverentsil ja siis Margus Pedaste Tartu Ülikoolist ütles, et õpetaja koht ei ole mitte klassiruumi ees, vaid klassiruumi sees. Ja kargas lavalt maha sinna keskele ja hakkas edasi rääkima. Ma ei tee seda, mul on kontsad all, ma ei hakka siin hüppama. Aga et tegelikult määrab selle väga ära, kus see õpetaja on seal ruumis. Ja õpetajal on tavaliselt veel selline, no mitte selline pult, aga turvaline laud ka veel ees. Aga et see võimaldab seda muutust, kui sa oled laste keskel. Siis teine selline oluline aspekt on see, et kes konstrueerib teadmist. Õpetaja üksi lastele ütleb, see on teadmine, selle õpite ära. Või siis õpetaja õpilased ikkagi koos ja sealt kohe tulebki, et kui me teeme seda koos, siis mina olen ainult sinu nõustaja, toetaja. Ma hoolin sellest, et sinust saaks, et sa saaksid jõuda sinna, kuhu sa soovid jõuda. Ja siis ikkagi tundide ja õppe kavandamine võtmepädevustest lähtuvalt, et mida ma tahan, et see õpilane
kes ma tahan, et ta oleks, mitte see, et milline matemaatiline valem oleks vaja ära õppida. Ja paar viimast slaidi, et kui ma istun seal viimases pingis selle tütarlapse taga, et mis ma siis näen? Näen kaasõpilaste selga, nagu trollis, trammis, mul mingit asja nendega väga pole. Ja siis see õpetaja on seal ees, midagi seletab, mul temaga ka eriti tegelikult asja pole. Udune ka veel peale selle. Aga teine pilt, et leia pildilt õpetaja. Kas on? Tegelikult on, jah, et see tütarlaps siin on õpetaja, umbes sama vana kui need teised seal, aga et ei olegi õpetaja lauda. Ta on seal, kus on vaja tema tuge. Ja isegi võib-olla ei seisa teinekord püsti, ikka istub tooli peal, käibki seal, kus on vaja toetust, et ei ole oma koha peal. Ja kõige viimane, et ma ei andnud täna teile mingisuguseid nippe, et just küsitakse, et okei, räägite jälle, et on vaja muuta ja et mis siis saab, mis siis teha. Et tegelikult me oleme neid nippe üritanud seal Tallinna Ülikoolis inimkeelsena kirja panna. Et te saate need slaidid tõenäoliselt, et me oleme koos Mati Heidmetsa, Kristi Vinteri ja teiste kurudega kirjutanud mitmeid erinevaid artikleid täitsa inimkeelsena, kus siis on räägitud sellest, et mis see muutunud õpikäsitlus on, nagu mina täna rääkisin, ja tegelikult ka konkreetseid näiteid. Ja eriti tore on siis see viimane artikkel tegelikult soovitusi muutunud õpikäsitluse juurutamiseks, kus me oleme võtnud ette maailma kõige innovaatilisemad koolid, analüüsinud läbi nende praktikad ja üritanud Eesti konteksti tuues panna 25 konkreetset näidet. Näiteks üks näide on see, et 45-minutised tunnid tuleb ära kaotada. Tänan tähelepanu eest. Küsimusi ei ole. No nii, sai tööle. Aitäh, et Pillele palun küsimusi. Hi, thank you. My name is Paul Bodwin. I'm a Fulbright scholar here in and online learning, hosted by the music department at Tallinn University. And I want to say that I recognize our job as teachers is really, really hard. Not only do we have to deliver content, one of the most important things we have to do is inspire our students to help them understand their own passions and their own possibilities. And this is a very hard thing to do day in and day out when you're facing the challenges of behavior, of technical problems, of equipment problems, things like this. But the other thing we have to remember is what we teach, we have to make relevant to our students' lives. Oftentimes, as content experts, we're sort of all up in the air, and we forget sometimes how this applies to somebody who's so young and may not understand the world in the way we do as adults. So try to find some way to connect what the student's experience of the world is to what you're trying to teach in content, and watch what happens when that happens. Thanks. No nii, aitäh. See oli kommentaar. Kuidas? See oli kommentaar. See oli kommentaar, sain aru. Thank you. Kas on küsimusi? Tere, jah. Mul on küsimus, et kas te neid õppevahendeid ka teete, et näiteks õpikud, kõik see muu asi, et praegu on selline kogemusõppe, ma saan aru, seal toimumas, aga kas selles suunas ka on tegemisi? Et õpikuid, kuidas juurutada muutunud õpikäsitlust või õpikuid, kuidas ala projektõpet teha. Põhimõtteliselt meie keskuse eesmärk on, üks eesmärkest on see, et me mõtestaks ära, mis see on, leiaks võimalusi mitte ainult siis rahvusvahelisi, vaid Eestist ja tegelikult paneks neid asju kirja, katsetaks ja annaks siis, ütlekski, et see on katsetatud, proovige seda. Me ei ole sinna veel eriti jõudnud, me oleme seal mõtestamise faasis ja mingite asjade proovimise faasis. Seal on üks küsimus. Tule posti tagant ka välja.
Aitäh esinemise eest. Tahaksin küsida, et teil on nii vahvad ruumid. Kuidas te olete organiseerinud oma õppejõudude tegevuse nendes ruumides? Kas nad saavad ka üliõpilastega koos tulla sinna klassi? Ja kui jah, siis kuidas te toetate ja aitate neid kõikide nende peenete vidinatega hakkama saamisele? Aitäh. See oli Marke Kusmin. Kuidas? Marke oli posti taga, keegi ei näinud teda. Ma ütlesin, et Marke Kusmin, küsimus oli Marke Kusminilt. See oli väga hea küsimus, et kuidas me oleme organiseerinud on siis see, et kuna me saime Euroopa Liidu rahastuse, et korda teha need ruumid, siis see on ette nähtud õpetajahariduseks ja seetõttu siis õpetajahariduse loengud on loengud. Seminarid, õppimine on siis pandud nendesse ruumidesse ja kuidas me toetame, me üritame toetada tegelikult õppejõu õppimist niimoodi, et me tõesti nõustamegi teda. Et meie haridustehnoloog läheb taga klassiruumi kaasa, pakub talle erinevaid lahendusi, kuulab loengut, pakub, ütleb, et siin sa oleks võinud proovida seda. Ja põhimõtteliselt selline üks-ühele töö, et muu asi ei ole aidanud. Aga et kõik õpetajakoolituse tudengid on nendes ruumides igapäevaselt, mitte kõige nagu 100% õnnestunumalt, aga nad on seal, nad näevad vähemasti seda õppekeskkonda.